Tere õhtust, sõbrad! Olen viimastel nädalatel korduvalt endale vaikselt öelnud, et lõpeta nüüd ära. Sellel kõigel ei ole mõtet, keskene ainult iseendale, oma ainukesele kõige lähemale kaaslasele, oma koerakesele, oma 2 kassile, oma isiklikele asjadele ja jäta kõik muu Jumala päralt. Kuid nagu näha, ei ole see mul taas õnnestunud ja olen, nagu sa ise näed, see tuleb päris raskelt, olen oma mõtteid vormistamas sõnadeks. Informatsiooni kuhjub iga päevaga, iga hetkega, loomulikult tänu millele, tänu sellele, et jälgid infovoogu ehk meediat. Ma küll õigupoolest ei jälgi seda peavoolumeediat, mida on kirutud õigupoolest pealt 20 aastat. 20 aastat on olnud sõnum üleval, et peavoolumeedia valetab. Ma võtsin lineaari 20 aastat, õigupoolest võib minna oluliselt kaugemale. Aga võtame siis selle sajandi algusest. Nad valetavad. Sven Kivisildnik on väga hästi selle sõnastanud ühes oma essees. See on audioessee, mitte kirjutatud essee. Nad valetavad. Kõik, mida sa kuuled, see on vale. Nad valetavad. Vaatamata sellele, me ju tarbime meediat. Ma just äsja viitasin, ma tarvitan samamoodi infovoogu ehk siis meediat oma tõlgitsuste vormistamiseks sõnadeks. Ma ei tarvita peavoolumeediat praktiliselt enam üldse, kuna ma olen sellises õnnistatud olukorras, et Jumala tahtel olen ma juba 5 aasta kaugel Isamaast, kus kas telekat sisse lülitades ei tule mitte Eesti telepilt ja raadiot näppides ei hüppa sealt vastu mingisugune eestikeelne raadio, olgugi et netiraadio on olemas, see on seatud ainult pereraadiole, aga üle aasta me naisega ei kuula ka pereraadiot, sest ka see on piisavalt mürgitatud. Ja seal on niimoodi, et umbes info killukene, mis on väga kvaliteetne ja väga hea, võitleb 10 vale punktidega. Infopunktid. Need on vale ja veel kord vale. No see oli nüüd pikk sissejuhatus. Meedia, mida ma tarvitan, on suures osas sõltumatu venekeelne meedia. Sõltumatu. Lasen päris julgesti ka pilgu üle vene meedia nii palju, kui seda Euroopa Liidu kohal praegu on üldse võimalik saada. Väga paljud vene kanalid on suletud, aga ausalt ega ma seda eriti ka. Ma ei ole mitte see, kes Rossija esimest vaatab või Rossija 24. Neid on päris palju, see on suur riik ja suur ühiskond, see hõlmab 150 miljonit inimest ainult asukoha maal ja teine 20 miljonit on laiali üle planeedi 20 miljonit. Tegemist on ikkagi väga suure rahvaga ja vene keelt mõistab võib-olla veel ei tea palju 20 miljonit inimest. Nii et tegemist on suure infomahuga ja seal selleks surfamiseks peab olema paras meister. Aga kuidas ma selleks meisteriks sain? Nagu ma tihti tahtsin öelda, ma olen paduusklik. Miks ma ütlen, mida räägib endast lahti see paduusklikkus? Paduusklikkus tähendab seda, et ma ei usalda mitte ühtegi kirikut, mitte ühtegi ei musta ega valge kuue meest, ei ühtegi meest, kellel on siin lipsu asemel niisugune valge krae. Mitte ühtegi ei usalda.
vaid tõe ja selguse olukordade kohta saan ma esimeses järjekorras läbi palve. Ja see palve on väga lihtne, see ei ole mingi müstika. Ma lihtsalt ütlen, Jumal, ma palun sulle tänaseks päeva, enda tarvis, tänaseks päevaks, ma palun tarkust ja tunnetust sinu tahtmise äratundmiseks läbi Issanda Jeesuse Kristuse, kelle ma olen valinud enda teadvuse juhiks, kes kontrollib, et ma ei eksiks teelt, et ma ei eksiks ei sõna ega mõttega. Ja nii lihtne see on. Kõik muud vigurid, kõik kristliku alliansi ja kogu selle nii-öelda kanoonika, muud vigurid jäägu sinna paika. Ma elan täpselt sellist elu, mis on kooskõlas mu karakteriga, mu tõekspidamistega, vaimsuse leksikaga, sõnadega, mida ma kasutan. Ma põhimõtteliselt ei vannu, ma loobusin vandumisest 33 aastat tagasi, kui must sai kristlane. Aga ma oskan öelda, kurat, kui asi on seda väärt. Mitte, et ma seda sõna eraldi võetuna loeksin, et see on ebaeetiline või veel midagi. Aga ma määratlen väga täpselt asju, mis on saatanlikud ja mis on kuradist. See on nüüd pikk sissejuhatus. Ja info, mida ma saan, on siis suures osas venekeelsest infovoost. Seal on väga palju väärikaid blogereid, sa tunned instinktiivselt ära, need on oma inimesed. Neid on piisavalt palju, nii mehi kui naisi, enamikus nad on sõltumatud. Ja tore on muidugi vahepeal, nagu ma viitasin, on jälgida ka Vene patrioote, sõna otses mõttes nii, nagu Eestiski on olemas rahvuslased, rahvuslikult meelestatud inimesed, nii on nad ka Venemaal. Need on Vene rahvuslikult häälestatud mehed ja naised ja kui need rahvuslus on seotud terava mõistusega ja puhta südamega, puhta hingega ja elava usuga Jumalasse, siis on sealt tuleb väga tarvilist informatsiooni, mida saab nii-öelda oma paletile. Seal me maalime endale igapäevaselt, maalime pildi sellest, mis ümbergi sünnib. Mida me tunnetame, näeme, nüüd juba kompame, haistame. Ma pidasin kompamise all silmas, kui me kompame rahapabereid oma rahakotis, kompame ja me näeme, et need, mis käe alla jäävad, nendega enam ei saanud nii palju tehinguid sooritada, omandada kaupasid, eelkõige toiduaineid muidugi loomulikult, kui seda sai alles 6 aega tagasi. Nii et ka kompamismeelt see mõjutab. Nii, ja mis on siis teemaks? Miks on mu käes küünal esitaks? Ma ei ole mingi küünlafanatina. Miks on mul seljas praktiliselt sõjaväe Friends? Ma juhin tähelepanu siia kohta. Siin kohas on selle tootja poolt, kes on selle tootnud, selle Friendsi, on kirjutatud ei sõdadele. Nii et komplekt on täiuslik. Sõber, kas sa tead, mis on Armageddon? Loomulikult ei ole kedagi, kes ei oleks kuulnud sõna Armageddon. Kas Armageddon on kuskil mingis kvaliteetses Ameerika Hollywoodi bestselleris olev määratlus? Lõputus hulgas Ameerika filmides käsitletakse Armageddoni. Kõik me teame, aga mis on Armageddon oma tegelikus olemuses? Teavad üpris vähesed. Armageddon oma olemuse, ma ei hakka siin kreeka keelega hiilgama, kuidas ta täpselt tõlkub, vaid panen ta lihtsasse eesti maakeelde. Armageddon on heitlus valguse ja pimeduse vahel. Sellest, nagu sa aru saad, on kantud ka küünal mu käes. Heitlus pimeduse ja valguse vahel. Ja pahaendeliseks teeb selle Armageddoni see, et sellel on viiteid, et tuleb kätte aeg, kus kohas see Armageddon saabki viimaseks lahinguks. Nii-öelda, nagu mis on suured lahingud ikkagi inimteadvuses. Minu teadvuses on kõige suuremad lahingud, on lahing Moskva pärast ja Stalingradi lahing.
sellised ajaloos tuntud lahingud nagu Waterloo lahing või Borodino lahing, need jäävad nagu kaugemale, need võrdumid, need on juba ajale jalgu jäänud. Aga Stalingradi lahing ja lahing Moskva pärast, need on kaks väga omapärase karakteristikaga heitlus teise maailmasõja ajal ja Armageddonile lähedale, ütleme nagu mudelina lähedane, olgugi et selge, et ta ei küündinud nii kaugele, oli Stalingradi lahing, kus heitlesid kaks suurt väehulka teineteise vastu, mõlemil pool oli suurusjärgus üle 1 miljoni sõjamehe rasketes tingimustes ja väga entusiastlikult ja väga vihaselt ja raevunult siis nad tapsid teineteist. Ja see lahing, nii kummaline kui see on, seal ei olnud väga selget võitu. Seal hukkus meeletu hulk inimesi, ja ma ei taha nendest detailidesse kinni jääda. Seal jäi vangi see kuulus Pauluse armee, suur Saksa väekoondis, vist oli diviisi suurune, nii et seal oli suurusjärk oli, ma ei tea, 3-4-50 000 sõdurit, kes olid siis kapituleerusid ja seal on see müstiline Paulus, kes on siis Saksa feldmarssal, kes annab ennast vangi ja Punaarmeele. On päris kõnekad asjad. On nüüd tagasi Armageddoni juurde. Suurusjärgud on kordades suuremad. Kordades. Vastakuti on selles. Muide, ma ei viita Ukraina-Vene sõjalisele operatsioonile. See on ainult nagu reklaambuklett. See on üks reklaamiklipp. Sõbrad, ma ei tee nalja. Ma ei parafraseeri lihtsalt nii-öelda niisuguse suurusjärke lihtsalt eeter täis rääkida. See on reklaamklipp Armageddonile, mis on Ukraina ja Vene riigi vaheline arvete klaarimine. Ma proovin kujustada Armageddoni. Aga nüüd jõuan küll huvitava informatsioonini. Armageddon on võitlus valguse ja pimeduse jõudude vahel, mis loomulikult saab selles viimases lahingus kuuma karakteristika, ehk see muutub kuumaks sõjaks. Sellist määratust nagu tuumasõda ma ei viitsi ka suhu võtta. See on midagi abstraktset. Tuumasõda on teema, mis on hoidnud 2 põlvkonda tugevalt enda mõjussfääris, selline sõna nagu tuumasõda, seda on söögi alla, söögi peale, on 2 põlvkonda kuulnud. Nüüd vahepeal oli vaikus, nüüd ta uuesti aktiveerub. Ma ei räägi isegi sellest. Sellepärast, et kui mingist asjast väga palju räägitakse, ma ütlen ühte asja, seda ei sünni. See on võitlus valguse ja pimeduse vahel, kus hukkuvad muidugi 10 miljonid inimesed lõpptulemusena. Aga mitte läbi tuumarelvade. Neid tapab nälg. Ja nad asuvad teineteise kallale käsirelvadega, kööginugade ja kirvestega. Ja kui kellelgi on tulirelvadele juurdepääs, siis see on võitja poolel, ta saab tulirelvaga tappa teisi omasuguseid ilma ühegi kõhkluse ja kahkluseta. Nii palju kui on laskemoon. Selline saab olema Armageddon. Ja seal ei ole enam kindlaid asimuute, mis rahvastega on tegemist. See on pimeduse ja valguse vaheline viimane heitlus. Selline on veel aega. Aga ta on alanud. Antud on ta alanud kahe hõimu vahel, kes räägivad ühte sama keelt tegelikult. Aga selle erisuseks, Armageddoni erisuseks on see, et seda produtseerib üks nendest jõududest, kes lähevad siis oma vahel vastakuti kokku. Pimedus on seda inspireerimas
selleks põhjuse leidmine on aset leidnud viimase 2 maailmasõja vahel, seal taga on poliitikud, poliitikute taga on finantsringkonnad, kes on nende taga. Jutt läheks liiga laiali. Aga nüüd uuesti tõmban asja koomale. Ma juhin tähelepanu taldrikule, mille peal mul see küünal on. See on selline taldrik. Meil on seiaga neid terve komplekt suuremaid ja väiksemaid taldrikuid ja igapäevases kasutuses. Vaatame veel seda. Kuidagi niisugune huvitav värvispekter. Sellisena on ta siia meie majapidamisse sattunud, terve serviis. Ja see värvispekter on kuulutatud Eesti Vabariigis nüüd määratud päevad tagasi, kuulutati õigustühiseks. Seepärast, et see värvispekter meenutab Georgi linti, see on tsaari aegne väga kõrge sõjaväelise autasu, mis saadi ainult lahinguliste teenete eest tsaari armees, terve koosseis alates reasõduritest kuni kindraliteni välja, aga sõjategevuses osutatud kangelaslikkuse ja kangelastegude ja väärikate tegude eest saadi Georgi rist ja ma usun, et see ei ole mingi saladus, kuna see Georgi risti ümber on palju lokku löödud ja selle on saanud ka päris suur hulk Eesti. Minust oli vist kindral Laidoneril oli isegi 2 Georgi risti, kuna ta oli tsaari armee ohvitser ja hilisemalt sai ta siis Eesti Vabariigi armee ülemjuhataja ja reetur number 1 Eesti lühikeses ajaloos, reetur number 1. Koos Pätsiga nad müüsid maha meid stalinistlikule režiimile 40. aastal. Aga see on jälle omaette teema. Need ei olnud Armageddoni lahingud, need olid tavalised eellahingud, mis eelnesid Armageddonile, mis on viinud samm-sammult meid selleni. Inimkond on pikalt ja põhjalikult ja kalkuleeritult kusenud selgelt elavale Jumalale näkku, see on minu evangeelium, ma juhin tähelepanu, on kusenud näkku sõna otseses mõttes, sülitanud näkku, kusenud näkku, sittunud näkku elavale Jumalale. Tema enda lapsed, keda ta on loonud. Ja sellest on saanud normaalne mõõde. Ei austata elu peamisi postulaate, peamisi väärtusi. Need on läinud kõik börsile, kõik viimseni. Ja nüüd ma hakkan neid asju kokku liitma, neid punkte, mida ma siis siin praegu esile tõin. Alates küünlast, mis tähistab Armageddoni, sellest värvispektrist ja sellest, millega inimkond on kusemas selgelt loojale Jumalale näkku, sest näkku sülitamine on liiga pehme. Inimkonna üks osa on otsustanud kuseda ja sittuda Jumalale näkku. Ja see on nii. Valguse ja pimeduse jõud. Pimeduse jõududest nüüd aitab. Kes on valguse jõud? Valguse jõud on minu hinnangul, ja ma olen sellest täiesti veendunud, ma ei kahtle selles, mitte vähimalgi kujul. Valguse jõude esindab praegu selles väikeses reklaamklipis nimega Ukraina-Vene sõda Vene armee. Vene armee ülemjuhataja Šoigu ja loomulikult kõige otsa Vene Föderatsiooni president Vladimir Vladimirovitš Putin. Nad esindavad valguse jõudusi. Kes nüüd veel jaksab edasi kuulata, võib edasi kuulata. Teised võivad lahkuda ja minna, ütleme vetsu, kui lõi põhja alt ära. Miks ma nii väga veendunud olen?
Miks ma olen nii väga veendunud? Sellepärast ma ajasingi selle pildi nii suureks. Armageddon seisab ees, see ei ole enam kaugel. Praegu on alles lastemäng, millega minu hinnangul on teeninud välja sellise kõrge hinnangu see grupp seltsimehi ja Vene Föderatsioon ja Vene rahvas tervikuna seal taga. Vene rahvast ma ei räägi. Vene rahvas on nagu iga rahvas. See sisaldab endas kõike rämpsu ja mingit stabiilset osa ja muidugi ka valgustunud osa. Millega? Ja sõber, jätkame siit kohast. Esimesed sündmused lähenevast kummalisest ühiskonnast saavad alguse päris ammu, aga võtame siis nüüd selles ajalõimes, et mitte liiga hajuda, võtame siit kohast näiteks sajandi algus, kui pisihaaval, step by step, sammhaaval hakkab ühiskonnale, hakatakse esitama homoseksuaalseid inimesi kui igati normaalseid, mida nad loomulikult ongi. Kus kohas sellised elus mitte kunagi heaks kiidetud, mitte kunagi, viimase 2000 aasta jooksul, sellised elu põhiväärtused nagu abielu püsivus. Mina ise selle juures kaasa arvatud. Ka minul on lagunenud abielu selja taga, aga ma ei pidanud tundma ennast kübetki amoraalsena. Mitte kübetki, sest sellest on saanud normaalsuse etalon. Et inimesed loovad perekondasi, lasevad neil puruneda seal samas, loovad uued. Sellest on saanud normaalsuse, uus normaalsus üks osiseid. Enam ei teki üldse niisugust dialoogigi, et võib-olla on tegemist amoraalsusega. See ulatab nüüd veel kaugemale, see ulatab loomulikult juba nõukogude aega. Aga läbi ägu ma midagi mäletan. 70. alguses, kui ma juba oskasin lugeda, Õhtulehes oli taga küljel, seal kus on ikka igasugused need asjad nagu surmateatisid ja kes müüb jalgratast ja nii edasi. Seal olid ja huligaansused reas, kui keegi kuskil purjus peaga midagi tegi. Selles rubriigis oli üles loetud ka lahutatud abielud, kõrvuti purjus peaga sooritatud huligaansustega ja kauplustest näppamisega. Abielu lahutused olid üles loetud ja see oli Eesti NSV aeg, 70. algus, vanemad inimesed mäletavad, 60. oli see tavaline, see oli Õhtuleht, Eesti NSV-s Õhtuleht. Häbipostis olid abielu lahutused. See ei olnud 500 aastat tagasi, 100 aastat tagasi. See oli siis, kui mina olin väike poiss. Ja sealt nüüd need lineaari võib ajada ükskõik kui kaugele, nüüd ülespoole. Puudutasin seda homoseksuaalsuse teemat, et selle kuulutamine normaalsuseks, mis iseenesest loomulikult on, nad on alati olnud. Aga mis mõõtmed see võttis? Millised mõõtmed? Ja kuhu see on täna jõudnud? Ma just puudutan nimelt seda, mind isiklikult see üldse ei häiri tegelikult. Ma olen nii tolerantne inimene, aga ma panen tähele protsesse, mis ühiskonnas on aset leidnud. Ja nüüd võtame teise. Kõik see, mis puutub neegritesse. Minu autol oli Eestist lahkumise juures, oli viimane, kes veel julges seda hoida, oli tagaklaasil, universaalse kerega auto selle tagaklaasil oli kleebis. Neegrid elavad Aafrikas, sest oli palju pahandust ja nii edasi. Kõik on väga tore, mul ei ole mitte midagi mustanahaliste vastu. Nad on väga in. Ja ka need pagulased, kes elavad siin Euraasias, see on absoluutselt, see ei ole mitte mingi probleem. See ei ole mitte mingisugune probleem, see on fine. Aga kui seda hakatakse esitama kui uus normaalsusena ja sa pead arvestama,
et need mustanahalised või vähem mustad või pruunid või rohelised või sinised on privilegeeritud seltskond. Ja sa pead arvestama nendega, et nad on otse kui kõrgema klassi inimesed, mida hakati esitama ja mida esitatakse praegu väga paljudes maailma riikides siit saadik. See sai minule kaalukeelteks 2015. aastal, kui ma siis nii-öelda radikaliseerusin, nagu mind nimetatakse. Jah, ma olengi radikaal ja olen üpris radikaliseerunud. Eestis ma oleksin ilmselt praegu arreteeritud. Ma oleksin arreteeritud, kui ma elaksin Eestis. Minu kõrgendatud õiglustunne on lihtsalt sellel tasemel, et minuga oleks juhtunud. Jumal oli teine plaan, ta saatis mu siia Hispaaniasse. Siin inimesi ei arreteerita oma mingisuguste poliitiliste veendumuste tõttu siit saadik veel välismaalasi. Ja küll, kui sellest me kõik tajusime, kuidas sellest hakatakse luuma uus normaalsus, 2015 esimene see pagulaskriis nii-öelda bla 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 ja bla bla bla. Ja nüüd tuleks kiiresti üle libistada kõik järgnevad sündmused, kõik võimalikud heitlused, kõik, mis on puudutanud imetillukest Eesti ühiskonda. Ma jätan need kõik vahele ja lendan nüüd siia, et siduda siis nüüd lõpptulemusena kokku need asjad. Vene Föderatsioon on mingisugusel hetkel, see on nüüd viimase paari aasta raames, see ei mängi rolli, see on jõustunud. Konstitutsiooni parandus, see kõige olulisem asi, mis oli Eestis, oli siis parajaks pähkliks, mida näriti, järati nende poolt ja vastu olevate aktivistide siis positsioone saeti nii ühelt kui teiselt poolelt. Vene Föderatsiooni konstitutsioonis ehk Vene riigi konstitutsioonis on see säte löödud sisse ilma mingisuguse heitluseta, seda otsustas Ladvik. Eks enamus rahvast ka muidugi. Ma usun enamus rahvast ka Eestis. Enamus progressiivset rahvast. Abielu on mehe ja naise liit ja pöördumatu, määramatu sellisel kujul, nagu ta on alati olnud, bla bla bla, ükskõik kuidas see juriidiliselt on kirjas. Homopropaganda Vene Föderatsiooni piirides on seadusega keelatud. Seal on mingisugused paragrahvi primmid, et kuidagi viisi nad võivad, nii-öelda suletud territooriumil avalikus ruumis on see keelatud. See lõpetati lihtsalt ära. Nad võivad oma, ma ei tea, klubides võivad teineteisele propageerida oma harrastusi. Ja see ongi normaalne. Nad on seda alati teinud ja kord on majas. Ja nüüd viimane see COVID-i heitlus, mis oli. See jooksis läbi Vene Föderatsioonis samamoodi, sama jõuliselt. See käis väga kiiresti ja seal on muidugi nüüd üht-teist küsimärke. Erinevate suurlinnade juhid, kellele laekus sellel hetkel väga suur võimutäius, täitesaatev võim suurlinnades, nagu põhiliselt Moskva ehk siis nii-öelda kohalik omavalitsus nagu Tallinnaski. Moskva linnavalitsusel olid väga suured volitused kasutada ja Moskvas ja ühesõnaga ma ei viitsi neid sõnu sättida, eks. Nad üritati nii-öelda näidata hambaid, aga lõppude lõpuks see gripipandeemia mingisugusel kujul oli aga märgiliseks asjaks sai see ja see on kõige märgilisem asi. Venemaale sisse ei lubatud mitte üht ainsat toodet, millega siis need eksperimentaartooted, millega süstiti ülejäänud maailma. Ma ei hakka neid rüvedaid nimesi välja lugema. Kõik neid on 3 või 4 brändi. Venemaal oli ainult üks nende endi toodetud, selle nimi oli Sputnik. Sellega vaktsineerisid nõrgausulised inimesed ennast. Seda ei ole tehtud kohustuslikuks ja see kampaania lõppes oluliselt varem kui ülejäänud maailmas. See oli sõna otseses mõttes nõrgausulised inimesed, kes kartsid gripp nad ära tapab ja võib-olla põdura tervisega ka siis olid siis Sputnikut tarvitamas.
Ja nüüd võib selle kõik kokku võtta. Armageddoni praeguse eellahingute ees on Vene Föderatsioon ja selle juht Vladimir Putin. Ja teisel pool on need teised jõud, kes seda kõike eelnimetatut on siis üritanud realiseerida ülemaailmselt kogu lääne ühiskond. Kummale poole sina eelarmagedoonis oled asetunud oma mõistuse ja südamega? Mina ütlesin oma poole välja. Ja siis, kui mu 3 kontot vabanevad Facebooki blokeeringust, tema mõned avaldused, ma soovin oma kontot täiel määral puhastada, et sealt kaoksid kõik inimesed, kes ei jaga minu vaateid. Mul ei ole teid enam vaja, sest kätte on jõudnud Armageddon. Täna veel Armageddoni eelõhtu.